reede õhtu ja sükene üle pika aja, sükene -6, et pole harjunudki, et väljas nii soe on, et kogu aeg ikka süke 20 ja pluss, et mitte 20 pluss, vaid 20 miinust, tahtsin ma öelda. Aga täna oli siis see tore päev, et kus ma sain kätte oma elektriarve ja 273,83 oli see siis. Kui mul ennem oli niimoodi, et välja arvutatud siis kilovatt koos kõikide tasudega oli 0,192, siis praegu oli ta siis niimoodi, et kui ma välja arvutasin, tuli ta 0,2083 ehk siis sisuliselt 21 eurosenti siis koos kõikide nende uute lisadega. Ja nüüd on ta siis niimoodi, et kui vaadata veebruari, mis on siis 28 päeva pikk, siis ja külm on umbes sama, mis praegu, siis hind peaks tulema järgmine kuu ka orienteerivalt siis kuskil 260-270 euro kanti. Aga lugedes siin nüüd neid lehti, siis ikkagi inimesed on saanud ikkagi väga suured arved, et siin 1000 vaatad ei olegi veel mingi arve ja siin 1600-2000 eurot, siuke 6-7 sotti on nagu minu arust vist tundub, et uus reaalsus. Ja millegipärast on kogu aeg niimoodi, et ainult talvekuudel käib see tohutu remonditöö ja nii edasi. Eelmine aasta, kui see Estlink kaabel merepõhjas puruks tõmmati, siis see oli see häirekell, mis pani mind kohe elektrihinda fiksima. Ja nii kui ma ära fiksisin, siis paar päeva hiljem olid uued fikshinnad, mis olid kordi kallimad ja mul imekombel õnnestus see ära fiksida siis 3 aastaks ehk siis aastani 2028. Ja sel hetkel, kui ma fiksisin, siis väga paljud mu sõbrad, tuttavad ütlesid, et ma olen lihtsalt loll, et ma seda tegin, kuna börsil on kõige parem elektri hinnaga ja et ma maksan peale. Sel hetkel ma isegi mõtlesin ja kahtlesin, et äkki ma tõesti tegin nagu siis halva otsuse ja vaadates suvel siis neid elektrihindu, siis tundus, et olingi teinud, et maksingi peale nagu. Aga kui vaadata nüüd seda ootamatut jaanuarikuud ja siis nüüd, mis see veebruar veel paugutab siin külmaga, siis ma ei tea, kas see on nüüd päeva lõpuks hea otsus või halb otsus, et seda näitab siis nüüd aasta kokkuvõte, et mis ta siis teeb, et saab võrrelda siis mõne sõbraga, kellel on siis börsihind ja minul on siis fikseeritud hind 8 senti öö ja 10 senti on päev. Ehk siis kummal need arved siis on nagu suuremad või ühesõnaga enam-vähem kilovattide hinna, et mul läks kokku 1313 kilovatti eelmine kuu voolu ja ometi mul ei ole mingeid erilisi vilesid kuskil, mis nagu voolu võtaks. Et on küll maaküte, jah, mis teeb oma töö ja maaküte mul nii tark ei ole, et ta vaataks börsihinda, aga kuna mul on fikseeritud, siis ilmselgelt sellest ei oleks ka mitte mingisugust kasu. Aga jah, reede õhtusse arve on veel praegu maksmata. Ma mitte ei taha maksta sellist arvet, et ma saan täitsa aru Eesti ettevõtjast, kes on ka püsti hädas, sest sisendhinnad on nii hullud, et see oma tootmine siin Eestimaal, see kaotab absoluutselt igasuguse mõtte ära, et kui see asi niimoodi jätkub, siis see suretab välja täielikult Eesti majanduse ja hirmuga mõtled, mis edasi saama hakkab, et kui hulluks olukord minema hakkab siin riigis, et kahju küll, et nädalavahetuse õhtu ja reede ja et sellistel teemadel rääkima pidin, aga midagi teha ei ole, et olgem tugevad.